korrutamiste. All set, let's go. Jaa, täpselt nii. Ülemised korrutad omavahel ja alumised korrutad omavahel. Ehk siis saad siin 18 neljandikku. Ei, see on lihtsam kui liitmine. Et liitmise puhul sa pead siin ühise jaotuse leidma, siis leidma tihendajad, siis läbi korrutame kokku liitma. Korrutame siis lihtsalt ülemised omavahel, alumised omavahel, aga mitte läbisegi. Mis teil see on veel oli mingisugune näide? Et minutis läbib 2/3 meetrit ja kui pika vahemaa 4 minutiga. Siis ühes minutis, seda saab üles kirjutada kõige lihtsamini niimoodi, et suhtega 2/3 meetrit ühes minutis. Ja küsitakse, et kui pika vahemaada 4 minutiga läbib. Siin on meil meetrid minuti kohta ja küsitakse lihtsalt meetrid. Ja siis me korrutame selle 4 meetriga. Võime siia alla lihtsalt ühe kirjutada, sellepärast et kas lihtsalt 4 meetrit või 4 meetrit ühendikku on üks ja sama selle asja põhjal. Ja mis me saame siis, kui me niimoodi teeme? Korrutame jälle ülemised omavahel ja alumised 2/3 jah. Aga 2/3, ma kirjutan siia praegu ühikut ka, korda, ma arvan, nende ühikutega me lähme praegu rappa, et võib-olla jätaks need ühikud ära. Panen siia lihtsalt 2/3 ja korda siis 4 ühendikku, sest 4 on 4 ühendikku. Ja alla jäi meil see 1 × 1. Kui me ühega jagame, siis me saame selle sama asja, mis üleval on. Seega me võime selle alumise üldse ära unustada. Ja mis me saame siis? 2 × 4 on 8 ja 3 × 1 on 3. Ma siia sulgudesse nüüd meetrit. On seal sama vastus või? Õpikus. On jah? Teisel leheküljel 40. Jah, see ülemine. 2, see oli see. Jah. 193. Jah. 139, vabandust. Siin on mingi 4 minutiga läbi nad teekonna. See on sama. Võime arutada. See on sama. Ehk siis, kui me selle sega arvuks teeme, siis mitu täismeetrit? 3. Mitu korda 3 8 sisse mahub? 2 korda, jah? Ehk siis 2 täisosa ja mitu üle jääb? Palju on 2 korda 3? Ja 6-st 8-ni? 2. Ehk siis 2/3 meetrit. 2 meetrit ja veel 2/3 meetrit jõuab 4 meetriga läbida. Aga mõtlen, mis siin nagu valesti läks, sellepärast, et meil need ühikud peaksid ju lõpuks meetriteks minema. Et meil oli teada, et 2/3 meetrit läbib ta 1 minutiga. Muidugi meil küsiti ju mitu meetrit ta läbib 4 minutiga. Mitte 4 meetriga, kui palju ta jõuab. Nüüd me näeme, et minut ja minut me saame ka kaotada ära. Sest neil on üks ja sama. Ja siis jääbki ainult see meetrit siia lõppu. See on tüüpiline selline kiiruse valem. Kui mina koolis käisin, siis öeldi, et
S võrdub V korda T. Aga mida need tähed tähendavad? Mingid arve kindlasti, aga nendel on ka mingisugune tähendus siin meie füüsikalises või füüsilises maailmas. Need tulevad kõik ingliskeelsetest sõnadest. Rahvusvaheliselt neid kasutatakse. See siin on, öeldakse, et see on nagu spatium. See on siis vahemaa. See on vahemaa. Saame arvutada niimoodi, et me korrutame oma vahel V on velocity. Et inglise keeles on kaks sõna kiiruse kohta. Üks on speed ja teine on velocity. Et kui on niimoodi, et me hakkame kuskil siit minema ja lähme ja tuleme siis siia tagasi, siis on kaks sõna vahemaa kohta ka. Üks on displacement ja teine, mis see teine oligi, distance. Et kogu distance on siis see, mis me kõik kokku läbisime. Aga displacement on see vahe, mis on alguse ja lõpu vahe. Et kui me tuleme samasse punkti tagasi, siis displacement on 0. Aga distance on kogu see pikk vahemaa, mille me läbisime. Ja speed on selle vahemaa kiirus, aga velocity on selle displacement'i kiirus. Seega siin mõeldakse siis seda, aga eesti keeles me võime lihtsalt öelda, et see on kiirus. Ja T, mis see võiks olla? Vahemaa võrdub kiirus korda me paneme siia kas või need samad asjad. Vahemaa näiteks meetrites. Kiirus on näiteks meetrit minutis. Siis, millega me peaksime selle korrutama, et saada see? See on see sama asi, mis me siin üleval tegime. Siin oli meil kiirus. Selle me millegagi korrutasime ja saime vahemaa. Mis see on? Kui ma siia kirjutan selle ka välja. Mis asi see on, mida me minutites mõõdame? Või sekundites. Aga mis asi see on, mida me mõõdame sekundites või minutites? Ütle veel? Ma ei saa praegu aru. Ahaa. Mida see näitab? Aega. Kiirus korda aeg. Kuidas inglise keeles on aeg? Time, jah. Esitähed. Time, velocity ja spatium. See on siis põhiline valem nende Lepadrino ülesannete jaoks. See on siis nende alumiste korrutis. Nagu ikka vaatame edasi, mis teil seal oli veel mingi ülesanne. Siis on näited lihtsalt. Võib-olla vist tööviikust või õpikust ka mingid paar ülesannet tegema. Nii, näiteks 14 korda 3, need on need samasugused, aga siis on see ka arv. 3 korda 1/5 näiteks, teeme selle ka siin ära. All set, let's go. No, kui liitmise puhul oli meil lihtne see asi, et kui siin oleks plussmärk olnud, siis on lihtne, liidame 3 ja 1 kokku ja paneme 5/6 juurde. Aga nüüd on see osa, mis korrutamise puhul on keerulisem kui liitmise puhul. Nimelt, see tuleb meil enne teha liigmurruks ehk liighõiveks, sest muidu me ei saa ülemusi korrutada, me ei saa lihtsalt öelda, et 3 korda 5.
Sellepärast, et kui me liigmõõruks teeme, siis sinna tuleb hoopis 1 korda 6 pluss 5, 11. Seega ma teen kõigepealt selle teisenduse ära. See on siis 11 kuuendikku. Ja nüüd on lihtne. 3 korda 11 on ülesse ja 6 korda 1 on alla. Ehk siis 33 kuuendikku. No mida saame muidugi ka lihtsamaks veel teha. Jagame millega läbi. Millise arvuga saame? 33 ja 6 mõlemat läbi jagada. Kas me 33 saame ikka 6-ga jagada? Ei saa 6-ga. Millised arvud jaguvad 5-ga? Aga siin meil ei lõppe ükski arv 0 ega 5-ga. 7-ga, kas 6 saab 7-ga jagada? Ei saa. Kas 6 saab 4-ga jagada? 3-ga, jah. Siis meil tuleb 11 kahendikku. 11. Ma jagasin 33 3-ga. Mõlemad jagasin 3-ga läbi. Ja 6 3-ga on 2, 33 3-ga on 11.